Tere kõigile! Tere tulemast meie linnaruumi festivalile Tulevik on tänav. Mul on väga hea meel, et selline festival toimub ja et see festival ei keskendu mitte ainult sellele erinevatele tegevustele ja toredatele inimestele, keda võib näha lava peal ja lava kõrval, aga meil on siin ka mitmeid olulisi tänavaruumi ja tänava tulevikuga seotud teemasid, mida me siis põhjalikumalt lahkame. Ja lahkamegi just sellepärast, et kui rääkida tänava tulevikust, kui rääkida sellist, milliseks linnaruum tulevikus kujunema peaks, et me tunneksime ennast siin linnades hästi, et me saaksime siin linnades ka edaspidi elada ja et me täidaksime ka kliimaeesmärke, et Tallinn on väga autostunud linn, me oleme võtnud eesmärgiks vähendada emissioone vähemalt 40% võrra aastaks 2030, et mis me siis tegelikult teha saaksime. Ja kui me oleme siin eelmisel päeval rääkinud juba mitmetest erinevatest teemadest, näiteks ka piirkiiruse vähendamisest, mis kindlasti liikumise ja laste liikumise kontekstis on oluline, siis täna ja praegu siin võtame me ühe väga konkreetse teema käsitluse alla, ehk et laste turvaline koolitee. Ja vaatame seda nii tänavaruumi kontekstis, vaatame tegelikult ka tervise aspektist, et sellepärast oleme selle paneeli pealkirjastanud ka, et terves kehas terve laps ja et kuidas turvaline koolitee saab toetada liikumist rattaga ja jalgsi. Ja võib-olla kõigepealt ma mõtlengi, aga ühesõnaga enne veel, kui ma liigun võib-olla meie panelistide tutvustuse juurde, ma korra avan seda konkreetset teemat ka põhjalikumalt, et miks me siis tegelikult sellest täna räägime. Ja see teema minu arust on väga mitmel põhjusel väga aktuaalne. Et mina olen siis Tallinna linnaplaneerimise abilinnapea, vastutan planeerimise eest Tallinnas ja väga oluline põhimõtteline suund, mis meil Tallinna linnaplaneerimises hetkel valdavaks on, mille järgi me tegelikult teeme kõiki peamisi otsuseid, on see, et planeerida linna 15 minuti põhimõttel. Ehk et inimestel oleks võimalik oma põhilised teenused, tegevused ära teha jalutuskäigu kaugusel. Et nad ei peaks tegelikult igapäevaselt, nad ei oleks sunnitud liikuma kaugetesse kohtadesse, milleks neil võib-olla on vaja kasutada ka autot. Ja üks väga oluline tegelikult põhiteenus, mis meid kõiki lapsevanemaid eriti puudutab, on see, et kool ja lasteaed peaksid samuti, me peame neid käsitlema kui ühe olulise baasteenusena. Ja selleks, et seda eesmärki täita ja täita ka kliimaeesmärke, oleme tegelikult võtnud selge suuna ka säästvate liikumisviiside arendamisele. Ja me oleme viimase aasta jooksul selle väga mitmes suunas ette võtnud. Et meil on fookus infrastruktuuril, sellel, et arendada välja rattateede põhivõrgustikku, kus oleks turvaline liikuda, eelkõige Tallinna kesklinnas, aga tegelikult vaatleme tänavaruumi laiemalt ka, et proovida just tuua tänava mõtestamisse rohkem seda koha mõtet sisse. Lisaks on meil nüüd rattamajade rajamise toetus, ehk et siis rattaparklaid see aasta tehakse kultuuriasutuste ette, aga plaan on seda vaadata laiemalt. Ja meil on olemas ratta- ja kooli toetus. Ehk et me oleme liikunud sinna selles suunas, kus meil oleks fookus nii toetaval nii rattateedel, kui seda tegelikult toetaval infrastruktuuril. Ja teine põhjus, miks hästi aktuaalne on see, et tegelikult me näeme, kuidas see laste ise liikumise problemaatika ja see tajutud ja tegelikult ka reaalne turvalisus on vähenenud. Praegu väga aktuaalne on muusika- ja balletikooli juures või nende diskussioon linnaga, et kuidas saaks see, mis asub siis siin samas, mitte päris samas, aga siin lähedal Pärnu maantee Liivalaia ristis, seal on tegelikult veel mitu kooli, haridusasutus seal kandis. Ja kus reaalselt tegelikult seal toimus üks õnnetus ühe lapsega, kes jäi trammi alla ja neilt vanematelt ka enne seda ja nüüd peale seda on väga aktiivne suhtlus ja ettepanekud linnale, et kuidas saaks seda piirkonda just laste ja jalgsi liikuvate jaoks turvalisemaks muuta. Ehk et need
teema on meile oluline globaalselt, teema on meile oluline lokaalselt ja nüüd hakkamegi vaatama täpselt, kuidas seda olukorda lahendada või mis see teema siis täpsemalt on, mis tuleks teha. Ja käsitleme täna seda siis 3 plokis. Räägime kõigepealt sellest, et miks üldse on liikumine oluline. Siis teiseks räägime sellest, et kuidas muuta neid liikumisteid turvalisemaks. Ehk et mis on need üldised printsiibid, et kui me räägime turvalisest tänavaruumist, fookusega laste turvalisel kooliteel, mis on need põhiprintsiibid, mis on selle jaoks oluline. Ja lõpetada tahaks seal, et mis on need praegused peamised takistused, miks need teed ei ole turvalised, miks paljud siiski teevad selle valiku, et oma last mitte üksi jala kooli lasta ja tahaks jõuda ka nende konkreetsete sammudeni, et mis siis oleks need, mis me võiksime kohe ära teha, et oleks selle paneeliga mingisugune väga konkreetne väljund ettepanekute näol. Ja nüüd ma jõuangi selleni, et tutvustan teile meie paneliste. Alustan sealt kõige kaugemalt. Tere, Sten, Kristen. Tere. Jah, et sina siis oled lapsevanem, esindad siin, kuigi me tegelikult kõik oleme lapsevanemad, aga sina oled erilise rõhuga täna lapsevanem selles paneelis. Et sa oled innovatsioonistuudio Storytech kasutaja ja Cannes'i filmituru strateegiline nõustaja. Ja et sul on 12-aastane poeg, te olete kesklinnast väljas, aga ma saan aru, et ta käib siia kesklinna kooli. Ja miks sinu kogemus on väga põnev, et sa oled elanud väga paljudes erinevates kohtades, Rootsis, Inglismaal, Jaapanis, Prantsusmaal ja sul on just see nii-öelda võrdlus neist erinevatest kooliteedest, et kui sa võib-olla nii-öelda ühe lausega selle oma kogemuse kokku võtaksid, et kuidas sa seda kirjeldaksid? Sa mõtled rahvusvahelises perspektiivis või Eesti perspektiivis? Rahvusvahelises perspektiivis just. No, me näeme nagu seda, et see teema pakkuda siis nii-öelda turvalist kooliteed ja turvalist ja aktiivset keskkonda on tegelikult väga aktuaalne igal pool. Et jah, et olen elanud Tokyos, Pariisis, Kesk-Rootsis ja pikalt ka Inglismaal ja me just näeme ka nagu seda, et väga paradoksaalne on see, et me tahaksime eeldada, et väga suurtes linnades, võtame näiteks Pariis või Tokyo, kus ma üsna palju aega nagu veedan, et need probleemid on seal kuidagi või suuremad või lahendamatumad või nii edasi. Et loomulikult me teame, et Pariisi üldine liiklus- ja keskkonnaolukord on väga keeruline, aga mis minu jaoks on nagu väga üllatav, et tegelikult väga paljud sellised suured linnad on väga liigeldavad, eelkõige just väiksemate liiklejate perspektiivist. Et linnad väga aktiivselt, olles just hiljuti Pariisis käinud, et linnad väga aktiivselt just sekkuvad sinna, kuidas kasutada ühistransporti, just eelistada seda kas siis sõidujagamisteenusele või ühistransporditeenusele. See on väga selgelt, väga hästi välja kujundatud nii erasektori kui siis munitsipaalsektori poolt jalgratta või siis nii-öelda jalgsi liikumise võrgustik ja loomulikult hästi oluline, kui me räägime muidu nii-öelda tervislikust liikumisest, siis on näha, et ka need suured linnad muutuvad üha rohkem selliseks, et nad on täiesti jalgsi läbitavad. Üks asi, mida ma tahaksin võib-olla edaspidiseks diskussiooniks veel juurde öelda, on see, et kindlasti selle asja olemus on natukene laiem, kui me lihtsalt vaatame näiteks transporti või linnaruumi kujundamist, et see puudutab väga palju teisi teenuseid või teisi osiseid, mis võivad näiteks kaasas käia, kas siis ütleme kooli poolt või haridusasutuste poolt, kus nemad loovad siis ise mingid teatud sorti nii-öelda kohad või võrgustikud või teenused, eks ole, et lastel oleks võimalik kas siis sinna parkida või sinna jõuda hästi ja loomulikult kohaliku omavalitsuse poolt, kus kohalik omavalitsus saab suhteliselt optimiseeritud näiteks pakkuda ütleme siis sellist kuidas ma siis seda nimetan, logistika superviisori või sellise saatjateenust lastele, kes ei ole väga suured, eks ole, aga kes peaksid liikuma teatud, ütleme, lapsepäeva planeeringus teatud võtmehetkedesse. Et näha on, et nende asjadega tegeletakse väga hästi ja nendega võib tegeleda väga kiirelt ja väga mõju avaldavalt. Et ühesõnaga see on, kui seda kokku võtta, ma saan aru, et teema on lai, see vajab head koostööd, ta on aktuaalne ja on võimalik jõuda ka tulemusteni. Absoluutselt. Väga hea. Ja nüüd ma lähen järgmiseks. Teine panelist on meil Leene Korp. Sina oled Tallinna Ülikooli liikumislaboris. Tartu Ülikool. Kas ma ütlesin Tallinna või? Yeah. Vabandust.
Tartu Ülikool loomulikult, Tartu Ülikooli liikumislaborist programmi Liikuma kutsuv kool aktiivse koolitee projektijuht. Ja kui sa 3 sõnaga ütled, et liikuma kutsuva kooli, see nimi ütleb iseenesest juba väga palju ära, aga mis on see teie suur eesmärk, kus te tahate järgmise paari aastaga jõuda? No meie üldine eesmärk on see, et liikumisest saaks nagu igakülgselt koolipäeva loomulik osa, et oleks nii tundide ajal, et lapsed käiksid näiteks õues õppel, teeksid rohkem grupitöid, liikumispause kas või ja vahetundides, et oleks õue vahetunnid, võimla vahetunnid, ma ei tea, tantsu vahetunnid, mis tahes vahetunnid, kus aega veedetaks teistmoodi kui istudes. Ja lisaks siis ka see koolide ja ka näiteks, et kehaline kasvatus kujundatakse ümber liikumisõpetuseks, mis toetab sellist liikumist, mida saab teha ka vabal ajal. Ja me oleme praegu jõudnud selleni, et enam kui pooled Eesti õpilased juba käivad liikuma kutsuvates koolides. Kui me alustasime, oli Eestis käputäis koole, kus olid õuevahetunnid. Nüüd on see üldine protsent 26%, liikuma kutsuvates koolides peaaegu pooled, et me oleme juba ühte-teist jõudnud ära teha. Väga äge. Minu laps käib ka liikuma kutsuvas koolis ja õuevahetund on tema üks peaaegu lemmiktunde. Yes. Ja 3. panelist on meil Karmo Puri Nõmmelt ja tema on Nõmme linnaosa vanem. Et sa oled ise ka aktiivsete eluviisidega, ma saan aru, et ise liigud ka aktiivselt, küll mitte kooli, aga tööle. Et kui sa Nõmmel hindad seda, et kui palju Nõmmel üldse see liikumine on inimeste jaoks aktiivne, seal see 15 minuti linna põhimõte vist väga hästi veel juurdunud ei ole. Koolide lasteaedade mõttes vist pisut paremini, aga milline see liikumispilt või liiklejate jaotus Nõmmel üldisemalt on? Jaa, nii ja naa, võib-olla kõigepealt endast, et kui sa ütlesid, et aktiivne liikuja, siis tõesti hästi palju sõidan rattaga, täna ka siia Nõmmelt 8 kilomeetrit, 30 minutit, tõenäoliselt kõige kiirem ja mõnusam viis. Nüüd koolist, siis tegelikult terve eelmise aasta käisin rattaga koolis, olin siis nii-öelda velotaksojuht, et enda esimeses klassis käivat tütart viisin kooli ja enne seda tegelikult ka ülikoolis sai rattaga käia, et koolis ka käinud rattaga. Kui sa nüüd Nõmme suuremat pilti vaatad, siis transpordi võtmes on Nõmmel, ütleme niimoodi, et võib-olla teistest Tallinna linnaosadest natukene parem olukord, et lisaks sellele nii-öelda bussiliiklusele, taksodele, kõigele sellele on meil ka rong ja tegelikult Nõmme ongi nii-öelda sündinud, võiks öelda, tänu rongiliiklusele ja 90% Nõmme elanikust elab circa kilomeetri kaugusel raudteejaamast. Ehk see võiks tegelikult tekitada seda olukorda küll, et mitte päris nüüd linna või tööle, sa ei jõua 15 minutiga, aga siuksesse väga heasse ühistranspordi sõlmpunkti, kuhu sa saad väga kiirelt edasi liikuda, sa jõuad küll. No mul isiklikult, kuna ma elan Nõmmel ja töötan Nõmme linnaosa valitsuses, siis on küll see suurepärane 15 minuti linna kontseptsioon täiesti töötab. Mul on töö juurde kodust 4 kilomeetrit sõita, samamoodi meelelahutus Nõmme spordikeskuse näol, Pääsküla Harku rabana ja ka nii-öelda huvitegevused Nõmme ujula ja Nõmme huvikooli võtmes on hästi lähedal. Aga see on väga personaalne, et kõikidel see kindlasti täna nii ei ole. Aga kohe hakkamegi siis vaatama seda, et kuidas me saaks nii, et võib-olla oleks. Aga tegelikult ma korra veel enne, kui me lähme nende konkreetsete võib-olla printsiipide ja lõpus ka lahendusteni, ma tõesti tõmbaksin selle lehviku laiemaks ja võib-olla kui minu jaoks on see kuidagi olnud hästi normaalne, et kui minu lapsed käivad ise koolis, mul on 7- ja 9-aastane, aga siiski, et võib-olla Leene, sina oled kõige paremini ja oskad meile nagu selgitada seda, et miks me üldse peame oluliseks seda miks see laste liikumine on oluline, et miks see on oluline nii õppimistegevuses, õuevahetundides, aga just ka sellise nagu igapäevase
kodust kooli ja koolist huviringi mineku kontekstis, et mulle on kõrvu jäänud siit-sealt või viimasel ajal ajakirjanduses aina rohkem räägitakse sellest, et ka Eestis tegelikult mitte ainult täiskasvanute, vaid ka laste ülekaal on muutumas oluliseks murekohaks. Et kuidas teie Liikuma kutsuvas koolis seda näete ja tunnetate ja selle läbi oma tegevust mõtestate? On jah niimoodi, et aeg-ajalt tuleb meediasse mingeid arve, on ju, et nüüd on ülekaalulisus jõudnud, ma ei tea, 20%-ni või räägitakse ka rasvunud lastest ja räägitakse sellest, et kui nad nüüd on praegu sellised, siis tulevikus on ju. Et samamoodi on ka liikumisaktiivsusega, et umbes veerand Eesti lastest liiguvad piisavalt, mis tähendab seda, et nad on iga päev vähemalt 1 tunni nii aktiivsed, et nagu süda hakkab nagu tiba taguma ja nahk läheb soojaks. Ja siis muidugi tekib küsimus, et miks see siis nii oluline on, et ainult veerand. Ja see ongi, võib minna tagasi kuskile savanni ja rääkida sellisest nagu evolutsioonilisest perspektiivist, et inimese nagu selles pikas ajaloos on olnud kõige pikem aeg selline, kus muudkui liiguti ja just niimoodi muu hulgas kõikide teiste tegevuste hulgas selleks, et toitu hankida, selleks, et suhelda, ühest kohast teise jõudmiseks tuli ennast liigutada, et see periood oli nii pikk, et meil on tekkinud lihtsalt tohutu rida kohastumusi, mis on seotud liikumisega. Ja see tähendab seda, et liikumine toetab immuunsüsteemi kohe, on ju, see liikumine toetab näiteks, võtab maha ärevuse sümptomid, nagu see on niisugune hoobilt mõju. Liikumine toetab sotsiaalseid suhteid, sest liikudes tehakse selliseid asju, mis õpetavad suhtlemist. Liikumine, siis on need pikad, kauge mõjuga asjad nagu umbes terviseriskid tulevikus nagu teise tüübi diabeet või südame-veresoonkonna haigused, millesse suurem osa inimesi sureb, on ju. Et need on niisugused kaugekaarega asjad, aga et on olemas nii need lühiajalised mõjud kui need kaugekaarega asjad ja siis see palett on nii suur, et vahel on niisugune tunne, et kui tuleb jälle mingi uus uuring, mis ütleb, et testiti lapsi, ühtedele lasti natukene nagu mängida enne mingisuguse testi tegemist ja teised siis pidid lihtsalt istuma, siis nende esimese grupi ajuaktiivsus oli palju suurem ja tulemused olid ka nagu märgatavalt paremad. Et kogu aeg, kui neid uuringuid tuleb juurde, siis vahepeal niisugune tunne tekib, et see on nagu mingi võlurohi või mingi MMS-i moodi asi nagu, et muudkui kõlbab kõikide probleemide lahendamiseks. Ja siis teine külg on veel see ka, et mida nagu see aktiivne liikumine kooliteel tähendab, eks ole, seal on ka nagu mingid lisahüved, et kui ta liigub, on ju, ma ei tea, näiteks trennis, siis seal on, arenevad seal lihased ja füüsilist arengut toetab ja kõike nii, aga et mis need koolitee asjad on ja seal on see, et see toetab iseseisvust, õpetab võtma riske, nendega nagu toime tulema, õpetab annab orienteerumisvõimet juurde, eks ole, et need on kõik sellised asjad, mis on nagu ettevalmistuseks tulevikuks ja on ka selliseid uuringuid, mis on näidanud, et umbes, et lapsed, kes liiguvad ise kooli ja kodu vahel, et neil tekib suurem kogukonna tunne, et nad usaldavad seda keskkonda palju rohkem, et see nagu see aktiivsel kooliteel on nagu lisatasand veel mõjusid. See tõesti, kuulates sind tundub, et see on imerohi, millel ühtegi negatiivset külge tegelikult ei olegi. Ja kui me seda vestlust nagu ette valmistasime korra, siis me rääkisime, arutasime ka seda teemat ja siis tegelikult tulles korra siia nagu lapsevanema vaatepunkti juurde, et siis tegelikult Karmo, sina tõid veel sisse selle, et me sattusime rääkima ka ajakulust. Et üks, mis Leene hästi selgelt siin rääkis, oligi selline nagu nii-öelda tervise mõju ja iseseisvuse või ettevalmistus iseseisvaks eluks lapsele, aga sinu hästi selge vaade oli see, et tegelikult on see, kui laps ise liigub, võimalus ka sulle oma aega optimaalsemalt või nii-öelda paremini kasutada justkui, et mis sa sellega silmas pidasid? No ma mõtlesin seda, et tegelikult see ei ole ainult ju hommikul kooli viimine, et see on laiem protsess, laps käib ka huviringides ja kas keegi siis, kes käib tööl, saab päeva jooksul mitu korda sõita edasi-tagasi ja viia enda last ühest kohast teise. Et see ajakulu nii-öelda efekt tuleb sealt, aga kui tulen tagasi selle juurde, et tegelikult terve eelmise aasta hommikuti viisin nii-öelda rattaga pakiraamil tütart kooli, siis sealt mingit aja kokkuhoidu ei tulnud, on ju. Et tõenäoliselt tehes seda autoga oleks sama palju läinud aega.
See ajakulu on lihtsalt pigem see iseseisvuse küsimus on minu jaoks isegi tähtsam, et mu lapsed on iseseisvad, nad saavad ise hakkama ja see ei ole lihtsalt niimoodi, et ma ütlen, et nüüd lähete ise kas jala või rattaga kooli. Tegelikult see on ka ju protsess, see on harjutamine, me oleme selle teekonna ennem korduvalt nagu koos läbi käinud ja seal on mingid must-be asjad, mis peavad olema, et saaks nagu üldse minna sinna ja pigem minu isiklik seisukoht on olnud see, et need ei ole mingid välised asjad, mida linn saab ära teha, vaid see ongi see, mida mina saan lapsevanemana ära teha, mis on minu vastutus, et lapsel on kindlasti kiiver, et tal on kindlasti rattaload, ehk ta tegelikult teab, mida ta seal linnakeskkonnas liikudes peab tegema ja et on koos need nii-öelda teed, mis tegelikult ju kogu aeg kattuvad läbi käidud. Aga Sten, sulle kui lapsevanemana, kuidas sa nende nii-öelda laiade printsiipide või põhimõtetega suhestud, et on need, kui sa iga päev seda oma valikut teed ja ma tegelikult ei teagi, milline on su valik siin Tallinnas, et sa enne rääkisid pigem sellest nagu laiemast plaanist, et on need sinu jaoks olulised või et miks sa, ja ma tegelikult saan aru, et sa nagu mõtled aktiivselt sellele teemale, et siis, miks sa sellele mõtled ja räägi meile? No esimene asi, oma põhitöö kohana ma tegelen kõikvõimalike strateegiate digitaliseerimise, mõõtmise, äppide ja muude selliste asjadega ja kui vaadata natukene numbreid, siis üks asi, mis mind isiklikult väga tugevalt šokeeris, oli see, et kui vähe me tegelikult liigume üldse, nii täiskasvanute kui ja see väga selgelt need hoiakud kanduvad ka lastele üle, et ma COVID-i ajal lihtsalt huvi pärast hakkasin ennast trackima ja näiteks ma ei tea, kui palju inimesed seda jälgivad, aga pahatihti võis kukkuda ka niimoodi välja, et lihtsalt päevi sai kõnni isegi 10 000 sammu, mis tegelikult on nagu selline mis on isegi tavapärane. See tegelikult ei ole nagu normaalne, eks ole, ja vaadates seda numbriliselt, loomulikult see pani minu enda käitumist ka väga aktiivselt muutma ja loomulikult ma eelistan, ütleme siis Tallinna piires võimaluse korral liikumist kas siis rattaga või siis B-ga jala, sellepärast et need vahemaad näiteks Kadriorust, kus ma ka elan Kadriorust näiteks Telliskivisse või kuhugi mujale või Nõmmele või nii edasi, on täiesti nagu käidavad, võrreldes ka näiteks, et Pariis on täiesti käidav, aga sa rääkisid sellest ajaplaneerimise küsimusest ja minu meelest küsimus tekib ka nagu selles võib-olla laiema, ütleme siis elulised, lastevanemate elulised küsimused, laste huviringide küsimused ja siis räägime sellest 15 minuti teenusest. Et ma ise olen olnud elupõline Viimsis elaja, et mis Viimsi mõnes mõttes on selline, ma ei tea, siis Tallinna käepikendus või vähemalt temaga väga tugevalt koos linlev üksus, mis on ka väga palju muutunud selle viimase võib-olla 30 aasta jooksul, kui ma sellel olen elanud. Aga selge on ka see, et Viimsi või vähemalt osad Viimsist pakuvad kindlasti, ütleme siis looduse ja liikumisvõimaluste ja muu selles osas nagu palju paremat või ütleme siis kompetentsemat elukeskkonda, kuna seal on meri, seal on palju liiklemisteid, seal on sportimisvõimalusi ja nii edasi ja võib-olla küsimused hakkavadki tekkima lastevanemate puhul, kellel ei ole ressursse, et Tallinna kesklinnas elada. Võib-olla neil ei ole soovi Tallinna kesklinnas ka elada, võib-olla sellepärast, et nende elu on seal kuskilt väljas ja siis küsimus tekibki sellest, et milliseid transpordi- ja liiklemisvõimalusi sa siis Tallinna külgalade või kuidas seda nimetada ja linna vahel hakkad toimetama, et jah, sügiseti käib koolibuss, mis võimaldab nii-öelda siis selle kaugema otsa nagu ära teha, aga kõik see, mis puudutab huviringe, näiteks, et kui sul peabki tekkima logistika umbes 30 minuti jooksul peale seda, kui näiteks minu laps reaalkoolis lõpetab ja sa pead järgmine hetk olema Viimsi muusikakoolis või nüüd nagu Artiumis, eks ole, et kuidas sa neid asju korraldad. Sa saad muidugi väga pragmaatiliselt öelda seda, et okei, et teemegi siis teistsugused valikud, teeme teised koolivalikud, kui laps ise on teinud enda haridustee näiteks valikud ja öelda talle, et kuule, et okei, et ma tean küll, et sa tahad näiteks siin väga koolis käia ja siis sa tahad teha neid oma muid asju, aga sa pead nüüd millegipärast loobuma, sellepärast, et meil ei ole nagu selle päevakava sees nagu mõjusat transpordivõimalust olemas. Et ma saangi sinu seda juttu kokku võttes, ma saangi aru, et kui tulen selle järgmise või nii-öelda tõmmata seda natuke kokku poole ja mõelda, et kuidas me tegelikult saame neid kooliteid muuta
turvalisemaks, siis või kuidas me saame võib-olla optimeerida neid või kui me räägime lastekoolide-eest. Ma toon ühe näite ka veel korraks, eks ole, et olukorras näiteks, kui sa oled ka lapsevanem, kes ei taha omada teadlikult autot, sest et töötades ka väga palju Eestist väljas ja nähes ka seda, milliseks on näiteks Pirita tee muutunud, eks, et siis kui sa ei taha valida autot ja kui sul ei ole võimalik teha mingit alternatiivset ühistranspordi liiklemist Viimsisse, mis nagu keskusaladesse toimib, aga see, kuidas näiteks sealt edasi pääseda, eks ole, nendesse piirnevatesse piirkondadesse, et kui sul käib korra tunnis või korra 1,5 tunni jooksul buss, mis ei ole mitte mingisuguses sünkroonis kas siis nende liiklejate nagu ajakava või selliste asjadega, siis millised variandid veel meil on? Mis need üldised printsiibid on? Ühtepidi Leenelt, teie ilmselt olete need nagu ära sõnastanud kuidagi, et kui Liikuma kutsuv kool, kui te soovitate või te hakkate tegema, teil on ju tegelikult palju partnerkoole, kellega te neid kooli ümbrusi turvalisemaks muudate, et ühtepidi, et mida teie siis nagu soovitate või näete ette nende põhimõtetena ja tegelikult ma väga ootaks nii Stenilt kui ka Karmolt peegeldust sellele, et nagu lapsevanema vaadet, et mis see võib-olla teie tunnetuse mõttes siis kõige olulisemad asjad on, et lubada just oma last tänavale või mitte tänavale, aga siis üksinda liikuma, et kas sealt Leene plaanidest on midagi puudu või tuleks midagi seal hoopis täiendada? Jaa, siin saab rääkida eri tasandil, on ju, et mida saab teha lapsevanem ja laps kahekesi, kui näiteks kool üldse ei tule selle mõttega kaasa ja siis mida saab teha kool ja mida saab teha omavalitsus, on ju, et see nagu selle skaala saab hästi suureks tõmmata. Aga et me soovitame näiteks enamasti selliseid asju, et kui lapsed tulevad esimesse klassi ja on neil vanematel esimene koosolek, siis tegelikult oleks täiesti okei ja väga tore võtta see pere privaatteema, ehk siis kuidas me oma liikumisi teeme ja muuta see hoopis ühiseks teemaks, et on kõik lapsevanemad, kes seal on, arutavad, et meie tuleme siit, meil on sellised asjad, me oleme mõelnud sellele murekohale, sest ilmselgelt lapsevanema vaatenurk on see, et teekond peab olema turvaline, iga ristmik, mis ei ole turvaline, on tema jaoks juba nagu ohukoht, nad saavad jagada, tekib sellist kogukonnatunnet, pluss, et sealt võib tekkida ka neid ühiseid lahendusi, et kas siis ongi lapsed hakkavad koos jala tulema või lapsevanem tuleb esialgu nendega koos, kuni nad harjuvad selle teekonnaga, mida siis kutsutakse toreda nimega aktiivne koolibuss või et leitakse neid ühiseid asju, mida siis klass saab siis nagu ära teha. Ilma selleta, et üldse kool näiteks kaasa tuleb. Või ilma, et see ruumiline keskkond, see mingigi muutus seal toimus, et see on puhas selline mõtteviisi ja kogukonna initsiatiiv. Ja siis on see üksteise nügimise efekt, mis seal tekib, eks ju. Siis on järgmine tasand on see, et kui nagu tõesti nagu kool otsustab sellega tegelema hakata, siis need lahendused on kohe hoopis teist sorti, eks ole. Näiteks, et paigutatakse piisav arv ratta neid lasilaid normaalsetesse kohtadesse, mitte siis, et meil kuskil on seal, vaid et ongi väga heas kohas niimoodi, et lapsel on hästi lihtne tulla selle rattaga, panna see ratas sinna kergesti ära ja ta ei pea nagu muretsema, et äkki täna ei mahu. Või samamoodi ka tõuksihoidjad on täiesti normaalne asi, sest et lastel on vaja see tõuks kinni panna, kui nad näiteks on ostnud selle enda taskuraha eest, mis on küllaltki sage. Et see on nagu see esimene asi ja praegu statistika on ka selline, et päris paljud koolid raporteerivad äkki umbes 60%, et neil on tegelikult väga hästi nende rattaparklatega, et see on selline asi, mis on juba kombeks ära teha. Võib-olla nad raporteerivad natuke sellise enesepresentatsiooni moodi, eks ju, aga et ikkagi, et see ei ole nagu teema, millele ei ole üldse mõeldud, on ju. Tegelikult lapsed ei käi nii palju autoga koolis, kui meile tundub, aga auto võtab nii palju ruumi lihtsalt, et lapsele endale tundub, aga teda tuuakse, kõik tulevad autoga, mina pean üksi jala tulema, kui halb. Ja lapsevanemale tundub ka, et see on nagu ebaturvaline, ehk kõik tajuvad seda autot suuremana, kui ta on ja seda autode probleemi ka suuremana. Ja siis et kui võtta see parkla ikkagi lükata kuskile kaugemale, otsida õpetajatele teised peatumiskohad, panna mingi see telliskivi ette, et see tegelikult on sageli üks nagu kõige paremaid viise muuta see koolitee vahetu ümbrus ilma näiteks omavalitsuse, ma ei tea, toetusetagi nagu lihtsalt turvalisemaks. Et ühesõnaga see parkimine või aktiivne autoliiklus viia sealt kooli vahetust sissepääsu juures kuskile kaugemale? Tibakene, jah. Ja siis üks hästi tore selline asi, mida me ka
nagu propageerime ja nagu otsime head tagasisidet, et mis seal võib juhtuda ja kuidas seda paremini korraldada, on siis nagu asi, mida ma kutsun jupikeseks jala, mis tähendab siis seda, et isegi kui laps peab tulema autoga, sest et teist varianti ei ole ja me räägime ka nendest koolidest, kuhu jõudmiseks on vaja nagu 20 kilomeetrit sõita, on ju, nii Tallinnas on neid koole kui ka kõikjal meie Eesti hajaasustuses, on ju, et see viimane jupp, kus ta siis nagu koolimaja juba paistab, võib-olla 300 meetrit, võib-olla piisab isegi 100, eks ju, et ta selle jupi saaks tulla rahulikult ja turvaliselt jala või tulla bussi pealt nagu üks peatus varem maha ja siis kõndida või näiteks tulla ka tõuksiga, on ju, kui tõuksid on ühistranspordis lubatud, et sa lihtsalt nagu selle viimase jupikese saad ka, sest see aitab ka koolipäeva alustada, aktiveerib aju, eks ole. Et need lahendused peavad olema sellised, mis on tehtavad kooli jaoks. Et ta ei saa muuta näiteks, ma ei tea, tervet kvartalit kooli ümber on ju mingi rahustatud liiklusega keskkonnaks, kus nagu öeldakse, et andestav on ju, et andestab kõik vead, mida lapsed võivad teha, eks. Karmo, kuidas sina seda näed? Selles mõttes, et need on tõesti sellised, Leene kirjeldatud on sellised lihtsad ja minu arust väga nagu tehtavad, kuigi just sellist nagu kogukonna kokkulepet võib-olla eeldavad. Aga tegelikult on meil Tallinnas ka palju koole ja ma arvan, et mitmed neist asuvad Nõmmel, kus üldse näiteks puuduvad kõnniteed. Et kuidas selles kontekstis sa neid Leene ettepanekuid näed, oleks seal veel midagi vaja lisada, mis teie sellises olukorras teete? Ja suuresti puuduvad küll kõnniteed ja nagu rattateedest ei ole üldse mõtet rääkida Nõmme võtmes, et tegelikult kogu see liiklus nii-öelda toimub jagatud linnaruumis, kus on siis nii jalakäija, jalgrattur kui ka auto on tegelikult ühe teelõigu peal ja nad saavad seal omavahel suhteliselt hästi valdavalt läbi. Ma tuleks tegelikult selle juurde tagasi, et mida siis vaja on kõigepealt mulle lapsevanemana ja võib-olla ka lapsele, et esimene küsimus tegelikult selle rattavaliku juures on mugavus ja see on parkimisega seotud, et mul on kodu juures võimalik mugavalt ja turvaliselt seda ratast parkida ja niimoodi, et laps saab selle ise kätte, on ju. Ehk siis kortermajade puhul võib see kohe tugev takistus olla ja tegelikult ta jõuab sealt edasi kooli juurde, et ka kooli juures on need parkimistingimused nii-öelda ilmastikukindlad. Et vastab tõele, koolid tõenäoliselt on väga rahul enda parkimistingimustega. Nõmmel, enamus koolides on üle 100 ratta parkimiskoha ja need on ka valdavalt nagu olenemata ilmast täis ja on tegelikult ka kõik nii-öelda kooliaiad, metallaiad näiteks täis pargitud ja sealt me jõuame nagu järgmisesse punkti, et see on see eeskuju, on ju, et tegelikult kui sul klassivennad, klassiõed hästi paljud tulevad rattaga, siis sul on see positiivne eeskuju ja see on see, mida ma tegelikult tütrega nagu eelmine aasta kogesin, et ta käis esimeses klassis, ma ise arvasin, et ta veel ei ole nagu valmis, mul oli võimalus viia teda ise rattaga kooli, aga tal oli juba eeskuju, sellepärast et osad klassivennad käisid rattaga ja ta oli nagu päris vihane, et miks mina ei või. Kas sa lõpuks lubasid tal? Või kas nüüd, kui ta teise klassi läheb, siis see ja, on nagu nüüd ta läheb teise klassi ja varsti ta võib seda teha, jah. Ja seal on ka mingid konkreetsed asjad, mis seal mugavusest edasi minna, eeskujust ka, siis tegelikult turvalisus ja seal me jõuame selleni, et kõige tähtsam on ikkagi see, et mina tegelikult vanemana vastutan, et ma ei saa seda vastutust kuskile kellegile ära anda, et keegi teine tagab minu lapse ohutuse, et ehitatakse nii turvaline linnaruum, et mitte midagi juhtuda ei saa. Et meie kooliteel on tegelikult nagu 2 hästi tugevat katkestust, ohupunkti on nii-öelda raudtee ülekäik siis ja nii-öelda Pärnu maanteelt reguleeritud ristmikult üleminek. Ja need ongi need kohad, mida sa peadki niimoodi, ütleme 5 korrast ei aita, et sa käidki 20 korda läbi ja sa nagu selgitad seda. Ja mis veel paistab seal kooliteel silma, mis ei ole isegi rattaga seotud, on nagu jalakäija ohutus ja mis on ka üks põhjus, miks tegelikult ei peaks autoga minema, miks võiks minna jala või rattaga, on see, et kahjuks noored tihtipeale ka nii-öelda navigeerivad sinna kooli, mis on nagu jalakäija võtmes oluliselt ohtlikum kui rattaga minnes ja rattaga nad üldiselt ei navigeeri niimoodi. Et siit sinu jutus me korjangi välja tegelikult hästi nagu tugevana sellise eeskuju vajaduse, mis tegelikult haakub sellega, mis Leenega rääkis, et ühtepidi näidata eeskuju sellega, et see kooli esineja oleks tõesti niisugune nii-öelda
kooli ja laste ruum, mitte võib-olla läbikäiguhoov või parkimisplats ja teisipidi ka see, et näidata eeskuju just nii-öelda enda eeskuju kaudu ja lapsevanema vastutusest, rikkast rollist tulenevalt olla just see nagu liikluskultuuri õpetaja, kasvataja. Et me tegelikult me peame olema, või inimesed paratamatult liiguvad linnas, mida vanemaks nad saavad, seda rohkem, et tegelikult et me peame nägema enda rolli ka seal. Absoluutselt ja see eeskuju on ka sellesuunaline, et selles mõttes sul on ju väga raske öelda lapsele, et kuule, mine saa rattaga, et ole tervislik, aga ise sõidad nagu autoga kooli või hea näide, just siit sõitis mööda, on ju härrasmees koos, ütleme, sükse 6-7-aastase lapsega, lapsel oli kiiver peas, isal ei olnud, on ju. Et selles mõttes, mis signaali see nagu saadab täiskasvanute poolt, et me oleme nii osavad ratturid, et meil ei ole kiivrit vaja, et tõenäoliselt õnnetusse ei satutagi sellepärast, et ise tehakse mingi viga, ikka 2 inimest võib kokku sattuma, on ju. See kiivri teema, ma saan aru, et on keeruline, et tegelikult uuringud samas näitavad, et ta võib sellist tunnetuslikku turvalisust tõsta ja tegelikult kindlasti, kui sul on nii-öelda kukud, siis pead võib sul säästa. Paljude nii-öelda autojuhtides tekitab ta jälle sellist nagu võltsturvatunnet, et nad hakkavad just eriti Tallinnas võib-olla kus meil ei ole nii palju eraldatud rattateid, sinust nagu lähemalt mööduma, mis tegelikult seda reaalset turvalisust jälle vähendab. Et eks see kiivri teema on jah, täiskasvanute kontekstis ka just ühtepidi eeskuju on vajalik, teisipidi millist mõju ta omab. Aga Karmo, sa tõid sisse ka just nende ristmike teema, mis tegelikult paljudele inimestele ja lapsevanematele on väga problemaatiline. Ja see on siinsama tegelikult, kui me räägime siin kõrval sellest mubast, seal just see nii-öelda ristmike jalakäija mõttes erinevas taktis olemine, et sa saad võib-olla kuskile tee keskele kõigepealt ja siis sa pead seal ootama ja siis sa saad sealt üle ja sa pead veel mitut nagu ristmikku ületama, et Sten, kuidas sa lapsevanemana neid olukordi tunnetad või? Lapsed tulevad sealt kooli uksest välja, siis nad tahavad joosta sealt üle selle Georg Otsa tänava ja siit kohe Solarisse ja siis samal ajal, eks ole, tulevad siitpoolt autod ja sinna pöördesse ja seal kogu aeg tekib nagu erinevaid olukordi, kui keegi veel pargib kohtadele, kus nagu ei peaks parkima, eks ole, alati üks osa teest on kinni pargitud, siis see on nagu kergelt hästi kaootiline, et seal alati selliseid nagu näpuolukordi nagu võib juhtuda, ehk siis teisisõnu ma olen kõikide selliste tegevustega plaanis, mis siis võiksid seda erinevate liiklusmehhanismidega seda piirata. Ma lihtsalt toon ka ühe tähelepanu, ühe näite siia juurde, et elades umbes 10 aastat Tokyos, ma arvan, et ma selle 10 aasta jooksul sõitsin, ma ei tea, kas 10 korda sõitsin taksoga, eks ole, või mingi sõidujagamisteenusega ja nii edasi. Ehk siis kõikvõimalikud kooli jõudmised, lasteaia jõudmised, jalakäimised olid kõik väga lihtsasti nagu lahendatavad. Aga ma just mõtlen, et see põhjus oli siis selles, et sa lihtsalt neid teisi viise kasutades jõudsid mugavalt sihtkohta. Et sul ei olnud lihtsalt see nii-öelda takso kasutamiseks ei olnud vajadust lihtsalt. Ja absoluutselt, ehk siis teisisõnu autoga liiklemine, ja võtame kas või Pariisis ei ole optimaalne väga erinevatel põhjustel. Et ta ei anna sulle ajavõitu, ta ei anna sulle kuluvõitu ja lisaks on tal ka nagu need keskkonnaefektid ja linnaruum ongi just selliste gravitas piirkondade ümber niimoodi kujundatud, et kui ma nüüd natukene nagu visioneeriks, siis suure pildi ja kui sa lubad, ma teeksin nagu ühe väikse sellise pivoti, et need liikumisharjumused ei ole alati nagu seotud liiklejaga, nad ei ole alati seotud võib-olla liiklusega, vaid nad on seotud ka sellega, kuidas teatud teenuseid ja muid, ütleme siis inimruumi osi selles piirkonnas pakutakse, ehk siis teisisõnu ütleme võib-olla nii Jaapani kui Pariisi kogemus oli see, et mida iganes sa ostad, mis iganes teenust sa võid tarbida, eeldus on see, et see teenus kullerdatakse või transporditakse sulle kuidagi koju mingil sellisel viisil, või ta pakendatakse näiteks sellisel viisil, et sa võid selle asjaga minna ühistransporti ja sa võid need asjad viia koju, mis tegelikult tähendabki seda, et sa hakkad automaatselt kõikvõimalikke auto ja muid selliseid teenuseid lihtsalt vähe tarbima, sest sul ei ole selle jaoks nagu vajadust, eks ole, et need kõik asjad nagu, kuidas öelda, on osa suurest paketist, aga et see 15 minuti linn on ka nii-öelda teenuse pakkujale või ütleme, et IKEA on igas kohas oma väljastuspunkt, kus sa saad siis seda minna võtma. Absoluutselt, ja üks asi, mida ma veel tahtsin nende parklate kohta nagu öelda, on see, et kui me tahaksime muuta kesklinna nii-öelda jalgratturi sõbralikumaks, siis võib-olla üks kõige lahedamaid asju oli see, et needsamad turvalised rattaparklad nii täiskasvanutele kui lastele eksisteerivad ühistransporti sõlmpunktides,
ehk siis teisisõnu on võimalik nagu viia väga lihtsate meetoditega need ühistranspordi sõlmpunktid, ma nüüd natukene unistan, aga näiteks kas Kadriorgu või kuhugile sinna Rotermanni alale või kuhugile mujale, mis tähendabki seda, et sa tead, et sinu nii-öelda liiklusvara on seal, autovara või liiklusvara on seal turvaliselt hoitud ja sina saad kõik oma muud toimetused siis nii-öelda jalgsi selle, kuidas see oli siis jupike jala ja osas nagu turvaliselt ära teha. Ja kui me mõtleme selle peale, et siin kesklinnas umbes selle ala peal on reaalkool, Inglise kolledž, mõned Prantsuse lütseum, eks ole, ja 21. keskkool sealpool, mis kõik ongi selle jupike jala nagu raadiuses, eks ole, siis ma kujutan ette, et minu enda perspektiivist teatud liikluskorralduslikud muudatused selle kesklinna nukleuse osas võiksid nii lapsevanemate kui laste käitumise osas olla väga märkimisväärsed. Aga ma nüüd korra proovin neid sinu nagu mõningased muutused natuke konkretiseerida, siis see, mis sa tahad öelda, on see, et kui siia oleks nagu siuke hea lihtne ühistranspordi ühendus, kust siis ja kesklinn ise oleks jalakäidavuse mõttes, et ei toimuks sellist nagu sepimist nagu seal reaalkooli nurga peal praegu, et siis tegelikult see muudaks tunnetuslikult selle olukorra sinu jaoks oluliselt ohutumaks. Absoluutselt, sellepärast, et ja on võimalik siis, kuidas öelda, siis nii erinevate suunistega nii-öelda toote ja teenuse pakkujad siis valikut või käitumist mõjutada niimoodi, et sul ju tegelikult ma ei näe põhjust, miks peaks sõitma Rävala puiesteele või reaalkooli ette autoga. Aga kas te olete just siin Leene ju tõi ilusti neid erinevaid näiteid, mida saab teha, on ju, paljud neist tegelikult on sellised kogukondlikud, et kas te näiteks olete oma lapsevanematega, oma kooli lapsevanematega arutanud seda teemat üldse, et kuidas seda paremaks muuta? Lapsevanemate vahel on väga hea koostöö, mis puudutabki kõikvõimalike kokkutiimimist, kord üks lapsevanem. Sa mõtled just sellist, et täna võtan mina siit, kõik lapsed peale ja viin autoga. Täna sina, täna mina, aga on ka sellised olukordi, kus et korjame siis terve kamba kokku ja viime nad kuhugile ja sealt vaatame, et kõik siis saavad oma erinevatesse punktidesse, et loomulikult nagu selliseid häkke nagu toimub väga hästi, aga kui sa räägid sellisest asjast, et kas keegi võiks sõita Viimsist rattaga kooli, näiteks siis põhikooli või keskkooli või siis sellega, siis loomulikult on see, et see vajab natukene, kuidas öelda, lisaks siis nendele pehmematele käitumismustritele ka mingisuguseid selliseid muudatusi, mis tingimata alati lapsevanema võimuses ei ole. Lihtsalt huvitav peegeldus mu enda kogemusest, et minu laps käib ka 3 kilomeetri kaugusele kooli, ta käib seda kas rattaga või ühistranspordiga ja me alguses tegelikult üritasime teha siin, kuna piirkonnas käib veel mitmeid lapsi, et panna nemad nagu koos käima, et siin on sul, ma ei tea, 4. klassi Pille ja 3. klassi Paul ja siis minu laps, et mingi koos ja sellest üllataval kombel ei tulnud nagu, või see on ilmselt see, et kui sa siis nad kõik autosse paned, siis on see kuidagi, ma tõstan nad siia, et sellest nii, et lapsed nagu asukohapõhiselt ise oleksid moodustanud selle nii-öelda ühistranspordi või mis oli pehme bussi, et seda nagu ei juhtunud, küll aga tegelikult, mis nüüd on see, et nad on nagu kuidagi omavahel üles leidnud nendele toredad või nii-öelda sümpaatsed või lapsed, kellega nad koolis niikuinii suhtlevad ja kes elavad ka lähestikku, nad tegelikult, minu lapsed on küll nüüd moodustanud nagu ise sellise oma bussikese, et tõesti, et sa üritad jõuda hommikul just täpselt selle kellaaja bussi peale, sest sa tead, et sul on sõbrad seal ka olemas. Aga nojah, ühesõnaga, et see nõudis natukene sellist nagu esiteks harjutamist selle bussiga, läbirääkimist tegelikult teiste lastevanematega ja see, et see laps ka nagu ise just selle mõtte kuidagi nagu ära ostaks või tal hakkaks see tore tunduma tegelikult. Tõenäoliselt ühte TikToki kampaaniat ka. Vot ma ei oska öelda, minu lastel TikToki veel ei ole. Aga Karmo, teie tegelikult olete Nõmmel ju, meil on siin mõned minutid veel jäänud, et proovides neid konkreetseid lahendusi veel välja tuua, et mis saaks teha. Et ju Nõmmel, ma saan aru, et te nüüd 3 kooli puhul mõelnud konkreetsemalt, et mis need asjad saaksid olla, mida ära teha,
selleks, et seda kooliteed turvalisemaks muuta, aga need vist pigem ei ole siis sellised nii-öelda kogukondlikud või isegi ühistransporti puudutavad, vaid need on siis see kolmas oluline sammas, mis meil koolitee turvalisemaks muutmisel on, ehk et siis see tänavaruum. Jaa, me oleme arutanud küll seda ja tegelikult nagu kahes võtmes, ühes võtmes see, et mida linn ise saaks ära teha, et tekiks jupike jalamaad ja oleks ka need kohad siis, sellepärast, et ka Nõmme koolides käiakse tegelikult 15-20 kilomeetri kauguselt linnast väljas on ju, et osadel inimestel ka logistiliselt ei ole võimalik seda valikut teha. Aga et kus see kontakt kõige suurem on jalgratturite, jalakäijate ja autoga kooli tulejate vahel, et seal võib-olla seda ruumi natukene ümber kujundada. Teine vaade on siis see, mida me hoolekogu poolt oleme vaadanud ja mis nüüd Püha Johannese koolis, mis Kivimäe tänaval hakkab tegutsema nii-öelda sellest aastast tuleb, on see, et nii-öelda ise siis ka õpilaste ja vanematega hommikuti väljas olla ja suunata seda liiklust, et ole hea, need ongi need 4 punkti koolist 500 meetri kaugusel, kus sa lase siis õpilane auto pealt maha, kui sul on vaja autoga tulla ja see ongi nagu isegi mitte liiklusohutuse aspektist ei ole plaan seda teha, vaid just sellest tervise edendamisest ja sellest nii-öelda liikuvast koolist. Mulle tundub, et sellised lahendused, kus tõesti sekkutaksegi lapsevanemate praktikatesse, et nende lahenduste puhul tuleb väga hästi õppida tundma neid lastevanemate praktikaid ja siin on võib-olla see, mis sina enne rääkisid, hästi oluline, et lapsevanema jaoks on kogu see möll on üks suur tervik, et mina lähen tööle, üks laps läheb lasteaeda, teine laps läheb kooli, siis ma lähen sinna, siis on see huviring kuskil teises linna otsas, auk on liiga väike, et lastevanemate jaoks on see kõik nagu sihuke mingi liikumiste kogum on ju, ja et kui sa sinna lähed nagu midagi muutma, siis võib kergelt haavuda, mis on täiesti loogiline, sest et sekkutakse nagu isiklikutesse liikumistesse ja siin on hästi hea või ütleme oluline rõhutada siis, et nagu tekitada seda nihet võib-olla, et lapsevanema jaoks võib tunduda, et kui ta viib last autoga kooli ette, et see on parim viis näidata, kuidas ta oma lapsest hoolib. Aga võib juhtuda, et see tegelikult ei ole parim viis ja see mõte võib nagu kohale jõuda tänu näiteks nendele teadusfaktidele on ju, et kui palju see iseseisvus talle juurde annab, kuidas koolipäev hakkab särtsakkamalt pihta, eks ole, et see on nagu selline ümbermõtestamise küsimus ja sellega nagu kindlasti, nii palju kui ma olen näinud neid eksperimente ümber terve Eesti eri linnades, maapiirkondades, siis tuleb arvestada selle vastupanuga, et see on nagu loomulik ja sellega saab nagu malbelt tegutseda, mõnikord ka mitte nii malbelt, aga võib-olla sa tooksidki mõne näite, et tegelikult sul on konkreetse sellise, Tallinnas tegelikult olete ka ju mõne kooliga just seda nii-öelda kooli ümbrust, ühesõnaga, räägi mõnest Tallinna näites, kus te olete, kas Merivälja kool oli see, millest sa rääkisid meile, on ju? Merivälja kool tegi tervise nädala raames veebruarikuus mõned aastad tagasi, tegi sellise projekti, mille nimi oli Kõnni koolini ja kus siis konkreetselt olidki need auto pealt maha panemise punktid, et mitte öelda seda mahalaskmist, mis läheb alati bussi. Ja olidki siis nagu helkurvestidega veebruar, külm, pime, mingi jama sajab taevast alla, helkurvestidega vabatahtlikud lapsevanemad, kes lihtsalt ütlesid, et siit enam edasi ära sõida. Ja see oli hästi õpetlik protsess, nad küsisid tagasisidet, väga paljud lapsevanemad olid rahul, väga paljud õpetajad olid rahul, aga nagu ikka häälekas vähemus on see, kes hakkab sõdima ja neil tekkis näiteks kohaliku siis selle linnaosa valitsusega tekkisid nagu täitsa kohe lahkhelid ja linnaosa valitsus ütles, et vähemalt ajutiselt palun ärge seda enam korrake. Kusjuures Merivälja on ju ka samamoodi kogukonna piirkond, väga lühikesed vahemaad ja seal on vist ka võib-olla kõnniteedega tiba paremini, aga sellegi poolest tekkis sellist nagu tugevat vastupanu. Et sellest ülesaamine, see ongi, võtab aega, seal on nii palju asju, me oleme harjunud, et auto on meie nagu vabaduse garantii, eks ole, ja nii palju selliseid põhimõtteid, mida inimeste sees on nagu raske nagu nihestada. Et võib-olla 5 või 10 aasta perspektiivis ei ole tegelikult enam nagu need väiksed mured praegu tunduksid tühised, aga lihtsalt sinna tuleb jõuda.
aga nüüd meil hakkabki see aeg läbi saama. Aitäh teile selle paneeli eest. Kui ma siin teie nii-öelda mõtteid kokku võtaksin ja ma palun, et te nagu sekkuksite, kui ma midagi nii-öelda ära unustan või räägin midagi, mida ma tegelikult ei rääkinud. Aga kui võtta kokku need, ikkagi minu huvi just oli nagu ära formuleerida, et mis on need asjad, mis me tegelikult saaksime teha selleks, et lapsed liiguksid rohkem ja just, et oleks rohkem, nii-öelda, et edendada tegelikult tervisekäitumist, edendada vaimset tervist ja nii-öelda laste iseseisvaks ja täiskasvanuks kasvamist. Et mulle tundub, et siia lõpus me jõudsimegi, et meil on tegelikult 3 niisugust suurt sammast, millel see nagu põhineb, et üks ongi siis kogukond ja läbirääkimine kogukonnaga, nii kooli kui lapsevanematega ja arusaamine, et see, et meie reaalsused on kõigile erinevad. Et ongi, et mõne jaoks on see nagu päevane suur logistika ülesanne, mis tuleb lahendada, teise jaoks on see võib-olla niisugune maailmavaateline küsimus, et kuidas need erinevad osapooled kokku tuua, lähtuvalt siis tegelikult sellest eesmärgist. Teine väga oluline punkt mulle tundub, millest me ei saa üle ega ümber, kuivõrd tegelikult me ei ela veel päris 15 minuti linnas ja me ei saa seal tegelikult ilmselt kunagi elama, sellepärast et ka haridusvalikud ja just laste huvi haridusvalikud on erinevad, jäävad kindlasti erinevaks, on ühistransport. Et selleks, et turvaline, et laste nii-öelda koolitee oleks turvaline, on meil tegelikult oluline linn hästi ühistranspordiga ära ühendada ja siin isegi tooksin võib-olla laiemalt, millest me täna ei rääkinud, aga mis on ka väga oluline, on näiteks Tallinna rattastrateegia lihtsalt toob, meil on seal ära märgitud põhivõrk ja selle juures koolivõrk ehk et kuidas siis just neist kas siis bussipeatustest või sellest rattatee põhivõrgu osast, kuidas siis kujundada see nii-öelda turvaline tee otseselt sinna koolini ja tõesti, et kui me räägime, võib-olla siin ma peakski laiendama, et see ei ole mitte ainult ühistransport, vaid see ongi selliste nagu ka rattateede nagu jõudmine, nii-öelda rattateede hea katvus üle linna. Ja kolmas siis ongi see nii-öelda linnaruum ise, kõik need ristmikud, mida võib-olla bussi pealt tulles on vaja ületada ja mis on ohtlikud, ka need nii-öelda väiksemad tänavad, mis sinna koolini viivad, et seal oleks kas siis turvaline eraldatud tee või kuidagi nagu tunnetuslik hea rattatee või ühesõnaga jagatud ruum. Ja et see kooli ümbrus oleks selline, mis toetaks eeskujuna just seda, et liikumine on hea, tore, oluline ja see on meie lahe kool. Aga sellega ma lõpetaksingi. Suur aitäh teile, minul oli väga põnev, ma palju nii-öelda paremini sain ka enda mõtted ära struktureeritud. Ja ma loodan, et me saame seda vestlust mõnikord juba konkreetsemalt jätkata. Aitäh teile! Aitäh! Aitäh!